tere hommikust, mina olen täna ilus puhas, normaalsed riides lihtsalt selleks, et minna arvutisse ja hakata töötlema aga Toni siin praegu teeb endale arveid ja hoiab siin kohta kinni, tead. Tere summasid ei näitanud. Ja mina mõtlesin, seni kui ta seal arvutis on ja ma sinna ligi ei pääse, siis ma teen selle segaduse siin korda. Nii, nüüd on sealt enam-vähem puhas. Voodi on muidugi nagu ta on. Kas te teete oma voodikoomik ära või? Mina ei tee. Reaalselt ma arvan, et aastas ma teen, maksimum 10 korda oma voodit. Ei ole küll hea eeskuju, aga mul ei käi siin toas mitte keegi teistest ja mind see ei häiri, kui see voodi selline on. Nagu pole just kõige parem eeskuju, aga no mis sa teed? Ma olen aus, ma olen vähemalt aus, et ma ei hakka valetama, et ma teen oma voodit iga päev. Aga teie teete või? Ja ma arvan, ma ei hakka käskima lastel ka teha, kui just ei tule keegi külla. Et siis võiks ikka viisakas ja korras olla see voodi, aga üldiselt ma ei näe vahet, ma olen õhtul tagasi sinna niikuinii. Mina siin töötlen ja Toni nii nunnu tõi mulle küünlaid siia. See toob mulle veits jõulumeeleolu. Ja ma päris üksi siin nagu igauses ei oleks või ma ei tea. Nii nunnu. Vaadake, nüüd Toni tõi süüa mulle lausa. Koos morsiga ja puha. Mul just on väga hea, mul pildid laevad siin Lightroomi ja siis ma saan hakata neid töötlema. Praegu niikuinii ma midagi teha ei saa, tuleb nii aegseks, kui need pildid laevad siia. Et siis ma söön kõhu täis, vaatan natukene ja siis ma saan edasi tegeleda. Mina olen jätkuvalt siin arvuti taga, panin mõnnakaga selga, sest mul hakkas juba jahe siin istudes. Et sain huvitava kommentaari, kus jälgija ütles, et seda on nii huvitav teada, et tema arvas ka, et fotograafia ei ole mingi töö põhimõtteliselt, et lihtsalt krõps ja valmis. Aga et see tore on, et ma seletasin, et seal taga on ka väga suur vastutus ja kõik muu. Ja mõtlesin, ma natuke räägin sellest veel, et tihtipeale jääb juba siuke aru saama, et teed ju pildid, klõpsutad ära ja siis on ka kõik on ju, aga nagu te näete, mul on lihtsalt nii palju järeltöötlust ka arvutis hiljem. Selg valutab, halb hakkab sellest, et sa pead ekraani vaatama päevad läbi. Et ma ei saa nagu teha ka niimoodi, et ma olen küll teinud puhkepause ka, aga ma ei saa väga palju seda teha, sest mul on kiire enne jõule, ma pean need pildid valmis saama. Ma tahaks saada 20. juba valmis, et kuigi mul nüüd tuleb veel laupäeval juurde sesse, et siis nagu ma ei teagi, kas saab, saab ikka valmis, enne jõule kindlasti saab valmis, aga nagu hea oleks, kui saaks 20. valmis, siis on siuke nagu paar päeva enne jõule ikkagi kõik pildid ära saadetud. Ja teine asi on see, et kui ma siin nagu arvuti taga olles praegu külmetan, sest et nagu ma ei liiguta ennast üldse, siis näiteks sessioonidel mul on alati mega palav, ma higistan, sest et ma lihtsalt reaalselt hüppan, jooksen ringi, lõbustan lapsi, samal ajal peab kogu aeg pildistama, hoidma kaamerat sirgu, minema paika nii kaugele kui vaja on, hõikama, hüppama, ma olen seal koha peal väga palju hüpanud, et lasta tähelepanu saada, jooksed ühest kohast teise, et võtta mingi mänguasi. Seda liikumist on ikka megalt sessioonide ajal, eriti jõulunurgas, et kui sa oled õues, siis siuke ruumil rohkem ja ei pea neid valgusteid tõstma, et praegu nagu stuudios on see, et sa pead ju valgusteid ka tõstma ühest kohast teise kogu aeg, et see valgus oleks ühtlane ja tihtipeale juhtub nii, et see valgus ei ole selline iga pildi peal nagu võib-olla tahaks, aga pildid tulevad ikka välja, lihtsalt ongi see, et valgusest väga palju oleneb. Et jah, ma tahtsin natukene võib-olla veel siis selgitada neid fotograafi tagamaid ka, et ei ole see, et ma teen klõps-klõps pool tunnikest pildistan nagu koha peal ära ja siis ongi kõik, et ja see klõps-klõps koha peal pildistada ei ole ka nii lihtne, kui mõned arvavad, et
pluss jah, kõik see vastutus, kõik ajapanekud, kui keegi tühistab, talle uus aeg leida, mingid ajad ära muuta, kellegagi vahetada, et nagu, no see on siuke nagu iluteenuste pakkujatel on samamoodi vist see, et nagu hästi palju peab aegu vahetama, arvestama teistega, sättima neid asju. Et jah, täna ma olen jõudnud ainult 2 sessi valmis ja kell on kohe 3. Ma ei hakanud ka kohe hommikul tegema muidugi, ma täna natuke rohkem puhkasin hommikul, hakkasin vist 10 tegema, kell 10. Aga ma olen 2 sessi valmis jõudnud, et üldiselt ma teen nagu kiiremini, aga ma ei tea, kuidas. Ma katsetan uusi asju ka selles suhtes töötlusega, et võib-olla see võtab kaua aega, näiteks praegu ma tegin niimoodi, et vanasti ma ei sorteerinud pilte valmis, nüüd ma sorteerisin pildid valmis, panin preseti peale kõigile, aga kuna see preset sisaldab ka AI funktsioone, siis ta võtab kauem aega, et see peale laadida ja nüüd ma siin ootangi, et see saaks tehtud ja ma saaks töötlema, et hakata korralikult. Ja ma pean ikka iga pilti muutma selles suhtes, et ühe pildiga läheb ikka suht kaua aega, eriti kui on klient, kellel on lähipildi näiteks, seal ma pean hästi palju neid, isegi kui punne ei ole, siis ma ikkagi võtan ära kõik ebatasusused, mis on näol. Okei, ilmselt 100% kõik ma ei võta ära. Tihtipeale jääb midagi 2 silma vahele ka, et kui me üks päev siin ühe fotograafiga kokku saime, siis me ka rääkisime sellest, et no arusaadav, et vahepeal jääb midagi 2 silma vahele, fotograafil ka seda enam, et sa töötled ühte sama sessi kogu aeg ja lihtsalt nagu kuidagi nagu jääb 2 silma vahele, ma ei tea, aga nagu eks ikka jääb, et noh, ma ei ole robot, vaata. Ma olen inimene, et robotil tihtipeale ei juhtu sellist asja võib-olla, aga inimestel ikka vahest juhtub. No muidugi need pole mingid hullud asjad, see ongi see, et mina tahan, et oleks ideaalne detail, nagu kõik detailid oleks puhtad ja olekski detailselt töödeldud, aga klient seda ilmselgelt elu sees ei märka, et nüüd sealt sa oled jätnud selle väikse kriipsukese võtmata, isegi mitte kriipsukese, vaid nagu, kui ma osaks teile seletada, kui sa zoomid näkku sisse ja siin on siuke tumedam laik, hästi vähekene, kaugelt sa isegi ei näe seda, aga lähedalt näed, siis ilmselgelt klient ei saa sellest aru, isegi et ma seda ära olen võtnud ja vaeva sellega olen näinud, aga mina saan aru ja mina tahan, et pildid oleksid perfektsed, et selles suhtes jah. Nii, 3 minutit näitab, et veel töötleb neid. Loodan, et see on siis õige. Minust on näitis mulle pool tundi tagasi 20 minutit veel. Ometigi on pool tundi läinud. Ja, aga jah. See on siis see osa, millest ma rääkida tahtsin. Oli, jalanõudega tulid tuppa või? Ei, mina ei hakka nutma. Ma midagi kuusin küll, et sa praegu nutsid. Nutsid küll. See on kalli. Nii, mine papudega tagasi sinna. Okei. Ostis neid Bulldogi teravaid raameneid. Ja nüüd ütles, et ta pani mingi, ma ei tea, 10% pakist. 10% ja ma ei saa juba süüa. Juba on nii hull. Kuigi Toni kannatab suht hästi. Ja mõtlesin, ma maitsen ka nüüd seda. Aga kui Toni jaoks juba oli hull, siis ma ei tea, mis mul juba suu hakkas vett jooksma. Mis siis minu jaoks on? Ta on ühe selle. Issand, see on nii suur. Suren ära raudselt. Suren ära, jah. Kui niimoodi võtta, siis vist ei ole väga hull, aga... Juba tunnen. Aga proovi seda juua. Tahad Luuna proovida või? Luuna peab ka proovima. Luuna on need chiliseid proovinud. Võtta vett kõrvale ja tule proovi. No, nii hull see üks ei olnud. Juua on hull seda. Armas oled. Juua on hull. Võtta ka üks, Luuna. No. Ei pea, kui taha. Sa kannatad ära, ma tean. Sa ei pea, kui sa ei taha, sa ei pea. Ma tahan. Luuna tavaliselt kannatab ka päris hästi või nagu talle meeldib spicy. Ära sa pead... Okei, pesa siis käed ära kohe. Sa oleks puusi peale ka. Vaata sinna. See vist ei ole see. Nii nurtu olla. No, kuidas on? On hea, on jah. Ma tahan juba.
ei ole see. No nüüd on juba päris hea. Ära lõi. Kas sa tahad maitsta seda kibetat või? Tahad? Natukene, võta keelega. Kuidas ta võtma, mul jääbki see kibe suhu. Ta jääb pikemaks. Luuna, pese endal lõug ka ära. Noora, tahad ka proovida seda kibedat või? Noora väga ei kannata. Luuna kardab kohati rohkem kui mina. Spice'it. no sinna poole. Tule siia. Okei, ma tahan. ja teisele poole. See, kus sa sõid seda? Isi ostis. Võta niimoodi seda vedelikku. Sellega ei ole. Niimoodi ei ole või? Aga võta siis see Päris. nuudel ka. siin nägu oli just võid ära. aga ikka on või? Tahad seda nuudlit ka maitsta või? Sul ei isegi nii kibe. No vaata. oi. Nii, vaatame, sa ei tohi ühtegi nägu teha. Pole üldse kibe on ju. Aga see nuudlit. vaata. kannatab. Sa ei pea kannatama, Noora. tubli oled. Vaatame mind ka. Anna mulle ka. mul tatti voolab. Oota, Tahad siis või? nii kibe nüüd too. Vesi saab varsti otsa. Vesi on otsas või? Ruttu! nunnu. see on tugev. Tugev, võta! aga see on nii nunnu nägu. noh, hakkas parem jah? nüüd sööme kõik Tonilt ära ja siis Toni ei saagi. ei saa seda ära Oota, me ei taha nii palju. Mina tahan seda. Mina tahan. proovi, ma tahaks seda ikkagi, et Laura nagu võtaks väikse sõõmu seda vett. ma võtan sellele peale siis. mul alles nüüd läheb ära see. nii. no mida joobki? oi, vedelik on hull. suus nagu ei olnud, aga nii kui neelasid, hakkas kurgul. ma imestasin, et sa võtad, sa tavaliselt üldse ei võta nagu. tahad palju siis või? samas on see, et sellega harjub nagu ära ka. Kui järjest sööd. ja siin on veel nagu suht vähe sees. ja suht palju vett on. nüüd on lähemale. aga meeldib, onju. võta nüüd. ei ole tegelikult kõige hullem. Ma tahan ka. nüüd Toni ei saagi süüa, Toni ainult filmib. jah. ikka suur amps nüüd, kõht täis. võta, okei, rohkem ei kiusa Tonit. nüüd ju käib ikka kuuleda. et sa alla ei kuku. Lumi siin, lumi seal. Lumiga. Lumiga aja peal. Siuhti. Just sealt. Olla looma peal. Suudi ma veel. Libe. Liba jäätele puisk. Mis veel? Niimoodi. Ei veits sega. Mamma tuisk.